Raadiosaade Tervist on saatesari, kus huvitavad stuudiokülalised räägivad kõigest, mis on seotud inimese tervise ja selle edendamisega. Kuula saadet neljapäeviti kell 11.15 ning kordust laupäeva hommikul kell 10. Kõik saated on järelkuulatavad aadressil rapla.treradio.ee. Eetris on raadiosaade Tervist. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Tervist. Igal neljapäeval me tervisejuttu siin räägime ja täna räägime väga aktuaalsel teemal ja see on üks meie metsade kõige kurjem loom, keda tasub alati karta. Ma ei räägi ei karust ega hundist ega põdrast ega metsseast, neid ei tasu karta, nemad on toredad loomad, nemad meid ei sega. Küll aga kõige õudsam tegelane, kes meid varitseb nii metsas kui mitte ainult metsas, vaid ka kõrges rohus või pargis. See on selline tegelane, kellel nimeks puuk ja me hakkame rääkima siis sellest, mida koledat ja halba puuk võib inimesele teha. Stuudios on spetsialistina siis perearst Argo Lätt, tervist! Tere! Ja stuudios on ka inimene, kes on puukencefaliidi tegelikult alles hiljuti läbi põdenud, Katrin Polli, tervist! Tere! Rõõm mõlemaid näha, jutt läheb nüüd huvitavaks, sellepärast et saame otseallikast teada, mis tunne siis nii-öelda oli. See kõlab muidugi lihtsamalt praegu, kui see tegelikult läks, aga igal juhul räägime siis sellest. Kõigepealt perearst Argo Lätt, mõned müüdid, kas saab ümber lükata või see on tõsi. Nii-öelda keskealised inimesed ja vanemad räägivad, et no omal ajal oli ju puuke küll ja küll, mängisime metsas ja mängisime põõsas, koerad olid puuke täis, kassid olid puuke täis, ei olnud meil seal mingisugust entsefaliiti ega mingisuguseid muid puugihaiguseid. Kas see on tõsi jutt? Selle müüdi võib kohe ära murda, sellepärast, et kui haigust ei diagnoosi, siis haigust ei ole olemas. Et täpselt vanasti olid samamoodi, oli olemas puukencefaliit ja borrelioos, aga lihtsalt need diagnostikameetodid on järjest paranenud ja ma väidan, et lihtsalt ei diagnoositud. Kas võib arvata või kindlalt väita seda, et vanasti oli seda haigust äkki puukide küljes vähem? Minul puuduvad selle kohta epidemioloogilised andmed. Ma tean, et seda on uuritud Eestis. Ma nüüd hetkel jään selle osas vastuse võlgu, et seda peab mikrobioloogidelt või Terviseametist küsima neid tagasiulatuvaid andmeid, et ma igapäevas elus lihtsalt ei puutu sellega kokku. Eks Eestis ongi praegusel ajal päris keeruline selliseid igasuguseid andmeid võrrelda, sest et me võtame siin 10-15 aastat tagasi, siis ilmselgelt uuriti ka asju vähem ja selline statistika ei olnud nii peen kui täna ja siis võib-olla tundubki, et kui numbrid on tänapäeval suuremad, siis see ei pruugi tähendada seda, et mingisugune jama on suurenenud või mingi probleem on suurenenud, vaid lihtsalt on seda rohkem analüüsitud ja statistikat tehtud. Nii et me ei saa siin praegu väita, et vanasti puuke oli vähem või oli neid haigeid puuke vähem. Aga ühte ma võin küll öelda, et 2023 registreeriti näiteks 4520 puukborrelioosi juhtu, mis on siis eelneva aastaga võrreldes 47% rohkem ja eelmine aasta oli ka 208 puukencefaliidi juhtu, mis oli sama numbri võrra ehk 47% võrra kõrgem näitaja kui eelneval aastal. Ja ütleme, et see puukborrelioosi haigestumine 100 000 elaniku kohta on kõrgel just Hiiumaal, Saaremaal ja Läänemaal. Teine selline, ma ei tea, kas see on müüt, aga selline küsimus lihtsalt. Koerad ja kassid, nagu me rääkisime siin just, nemad kannavad kõvasti puuki ja tundub, et neile see puuk ei tee nagu justkui midagi või teeb või kas nemad kannavad ka haigust ja kas nad kannavad haigust ka näiteks edasi, ma ei tea, kui koer hammustab, kas ma võin saada ka entsefaliidi? Ei, kindlasti mitte, et nad ikkagi puugid on need, mis nakatavad inimest, kui nad hammustavad, eks ju. Kui see viirus tungib verre või siis borrelioosi tekitaja on, eks ju, spiroheet, borrelia burtoferi, et kui see satub inimese kehasse, siis ta mõne aja pärast tekitab nakkuse. Nii et koer ja kassi ei ole vaja selles mõttes karta. Et kui nad hammustavad. Jah, hammustamist muidugi ei ole ka tore kogeda, aga vähemalt sealt ei tule mingisugust puugihaigust. Küll aga peab kartma näiteks toore pastoriseerimata kitsepiima või lehmapiima joomist ja sealt võib saada puukencefaliidi nakkuse küll. Niimoodi. Ja. Teine küsimus, vastuseid on olnud igasuguseid internetis. Kui kiiresti võib selle haiguse endale külge saada sellest hetkest alates, kui puuk on ennast nii-öelda naha külge, ma ei tea, mida ta teinud on, hammustanud või
või kinni tõmmanud ennast sinna? Ja, nüüd kõik sõltub sellest, et kas me räägime puukentsefaliidist või siis me räägime borrelioosist ehk laimitõbi. Et kui me räägime puukentsefaliidist, siis nakatumine toimub kuskil või esimesed haigusnähed ilmuvad 1-2 nädala pärast. Need on siis nagu gripitaolised haigusnähud, kus on kõrge palavikus pea- ja liigesvaluga. Vaevused võivad kesta kuni nädala ja seejärel enamik inimesi tervenevad. Kuid see haigus võib kulgeda ka 2 nii-öelda piigina ja umbes 3% nakatunutel võib see viirus edasi tungida aiu ja ajukelmetasse nii tekitada seal põletikku ehk ajukelme põletikku ja kui haigus ägeneb, siis ilmnevad ka sümptomid, millega patsiendid tavaliselt lähevad EMO-sse või kutsuvad kiirabi või tulevad perearsti vastuvõtule. Et siis tekib nagu iiveldus, oksendamine, uimasus, tugev peavalu, kuklakangestus, veel kord kõrge palavik, väga halb enesetunne. Ja tegelikult, kui sellised haigustunnused ilmnevad ja me teame, et on olemas eelnevalt puugirünnak, siis tuleks koheselt pöörduda arsti poole, seepärast, et siin on vaja kiiresti, küll puudub ravi, otsene ravi selle viiruse vastu. Ravi on sümptomaatiline ehk kui on peavalu, siis võtame peavalu ära, kui on mingi muu iiveldus, siis me ravime iiveldust ja piisavalt vedelikku ja ütleme, ravime seda sümptomite järgi, et meil tänapäeval kahjuks ei ole seda viiruse vastast ravi. Aga küll meil on olemas vaktsiin, mis hoiab ära nakatumise 100% ja kui inimene on juba ära korra selle läbi põdend, siis immuunsus on eluaegne puukentsefaliidi puhul. Borrelioosi puhul seda ei ole. Ja see teine meetod on, et hoiduda puukidest. Et eks ju ei lähe üldse metsa või rohumaale või vastad riietuda siis spetsiifiliselt ja kasutada mingit kaitsekemikaale, mis on lubatud Euroopa Liidus alati peale loodust. Need aitavad? Need aitavad, jah. Just see puugi ammustuse aeg nii-öelda, kas sa oskad seda kirjeldada, et kui puuk on juba ennast nii-öelda sinna naha sisse ammustanud nii-öelda, kas siis kohe, kui ta on nakkusekandja, kohe on mürk veres ja kohe on entsefaliit käes? No seal läheb ikkagi mõningane aeg, et kui puuk on naha peal ja sa näed ja ta on kergelt alles sisse imenud, seal on ajaline faktor, et 1-2 tundi peab olema see ajaaken, siis katsu see puuk tegelikult võimalikult kiiresti nahalt hästi mitte jõudu kasutades eemaldada. Et need 2 tundi on olulised. Et võimalus kasutada puugi eemaldamiseks spetsiaalset peenikesi pintsette või apteegis müüdavaid siis puugi eemaldusvahendid. No ütleme, kui neid ikkagi ei ole, eks neid igasuguseid legende liigub nii palju, et vahepeal oli pea täitsa sassi, keera vastupäeva, keera õiget päeva, ära keera üldse, tõmba kiiresti, tõmba aeglaselt, tõmba õrnat, mismoodi siis peaks tegema. Näiteks kui metsas jalutades pole seal pintsette kaasas ega midagi, lihtsalt näpud, mida siis teha, lihtsalt tõmmata otse välja? No õrnat tõmmata välja, kui see on võimalik. Ja kui ei ole võimalik, siis ega sa metsa ju elama ei jää, et sa tuled ikka, ma loodan, et arsti juurde. Ja entsefaliit siis, nagu ma aru saan, on selline kole haigus, et kui ei ole vaktsineerimist tehtud, siis lihtsalt inimene koos arstiga ootab ja vaatab, mis siis saab. Mis siis sellest haigusest, milliseks see kulgeb, midagi teha ei saa. No iseenesest tavaliselt need patsiendid on nii halvas seisus, et neid ravitakse neuroloogia osakondades siis intensiivravina. Et kus jälgitakse siis 24/7 neid patsiente senikaua, kuni need sümptomid leevenevad ja see haiguse kulg võib olla hästi erinev, et mõnel patsiendil võivad jääda eluaegsed tüsistused, mingid neuroloogilised, kas mingi halvatus, mingi kõneeire, et eluaegsed peavalud, mingid, et inimesed põevad seda erinevalt ja see haigus on väga tõsine. No hea, et on olemas vaktsiin ja borrelioosi vastu vaktsiini pole, siis sel juhul tundub see palju hirmsam lugu, et mida selle vastu siis teha annab. Esiteks, mis siis borrelioosi
sümptomid oleks, kas need on hästi palju erinevaid, nagu ma aru saan? Ja, et kõigepealt ma tuletan meelde ka, et need 2 kurjategijad, kes üldse haigust kannavad edasi, on võsapuuk ja laanepuuk. Neil on ilusad ladinakeelsed nimed ka ja nemad just aktiveerivad siis, kui väljas on juba 5 kuni umbes 7-8 soojakraadi keskmiselt ja kui sa liigud looduses ka, siis sa võid selle saada. Niimoodi. Ehk siis nad praegu toimetavad juba kenasti ringi? Ja, juba tükk aega. Et borrelioosi puhul, borrelioosi haigust nimetatakse ka laimitõveks ja see on siis haigus, mis kahjustab nahka, närvisüsteemi, liigeseid, südant ja ütleme, see haiguse levik on siis ka nagu geograafiline ja sessoonne aktiivsus on, et talvel, kui on lumi, siis seda praktiliselt ei saa ja kui on lumetu talv, siis võib veel nakatuda borrelioosi. Ja Eesti on borrelioosi suhtes just selline nagu, meil on hästi palju seda borrelioosi, me oleme nii-öelda endeemiline piirkond, kus me võime nakatuda. Ja puugid muutuvad aktiivseks just varakevadel ja siin me peamegi olema nagu ettevaatlikud just kasutama kõiki neid meetodeid. Kuna vaktsiini ei ole, siis ainukeseks ennetusmeetodiks jääb vastav siis riietus ja puugikartus. Nii, kui borrelioos on ikkagi käes, mis siis tehakse? Saab siis, ma ei tea, süüa antibiootikume või mida seal tegema hakatakse? Jah, vaata, borrelioos on üks sajanäoga haigus, et tal on hästi palju sümptome, mis võivad niisama ka olla. Et küll on võib olla väsimus, palavik, liigesvalu, seal on omad kindlad diagnostilised kriteeriumid, et kui me näiteks, me teame, et on puugirünnak ja on nädal hiljem tekib punetav laik, mida me nimetame esmaseks eruteemiks ehk ladina keeles eruteema migrans, siis meil on kindel, et siin on seos, et on borrelioos, me pea isegi testi tegema, me ravime seda antibiootikumitega. Arstid teavad, mis skeemidega ja missugused antibiootikume kasutada. Ja vahel on ka häda, et see haigus jääb pikaks ajaks püsima. Aga teisel juhul, kui seda esmast eruteemi ei teki, siis on raskem. Meil on tegelikult labori võimalus, et me saadame analüüsid, võtame vere, patsientil saadame analüüsi, kui me seal näeme, et antikehade tiiter on mingi aja jooksul tõusnud, eks ju, sealt peab olema puugirünnakust ja verevõtmist peab olema teatud ajaaken, muidu need antikehade tiiter või kaitsekehad ei tõuse organismis. Ja siis me määrame seal, on kahesugused antikehad, et on haigusse ägeda faasi antikehad ja need, mis näitavad, et on rohkem kui näited 1-2 kuud nakatunud ja veel täpsemalt me saame laborist küsida kinnitust, et kas on ikka nakkus või ei ole. Ja kui on, siis jälle vastavalt me siis ravime seda. Borrelioosis saab terveks ravida inimese? Enamjagu küll, aga vahel juhtub niimoodi, et jääb see borrelioos nagu herpes? Ei, ta ei ole nagu herpes, aga ta võib jääda või need kaebused võivad jääda aastateks, kus me nagu ei saa nagu aru, et patsient oli varem terve, aga tal tekivad mingid liigeskaebused, mingid südamekaebused, mis tegelikult on ikkagi seotud selle puukborrelioosiga. Tänapäeval opereeritakse kõike. Arstiteadus on tohutult arenenud. Kuidas saab nii olla, et borrelioosi vastu endiselt ei ole vaktsiini? Ja, et see on huvitav lugu. Tegelikult ajaloos on firma GlaxoSmithKline kunagi isegi müünud seda vaktsiini, aga Kanada territooriumil. Kanada on ka täis metsi ja loodust. Ja seal mingi aja just nende puukide poolt levitate borrelioosi pool oli see vaktsiin, aga ta korjati turult ära. Ja nii palju, kui ma tean, et kuna haigust on palju, siis ravimfirmad, vaktsiiniarendajad, ravimfirmad püüavad seda arendada, aga hetkel ei ole midagi nagu tulemas. Selge pilt. Nüüd räägime natukene inimesega, kes on siis omale selle koleda haiguse ehk siis entsefaliidi saanud verre. Nüüd ehk on juba terve,
Katrin, tervist! Tere. Räägi siis oma lugu ka nii-öelda ära, kus see siis kõik alguse sai, kas toredast metsajalutuskäigust? Jah, ta hakkas juba tegelikult varakult, et käisin juuli lõpus metsas ja öösel avastasin, et olin saanud nagu 2 puuki endale külge. Ühe ma sain ilusti ära, teine jäi siis nii-öelda peadpidi sisse. Millega teie siis proovisite selle puuki kätte saada? Paraku käega, niimoodi kaenla alt, aga see ei õnnestunud hästi ja pea jäi sisse. Mis siis arst soovitab, kui pea sisse jääb, nii-öelda võib nõelaga kallale minna? Et põhimõtteliselt tuleks see eemaldada ikkagi, aga me tollel hetkel ju ei tea, kas see on nakatunud puuk või ei ole, et siis me peame nagu ootama. Ühesõnaga, Katrin ootas, võttis puugid ära, mis siis sai? Ja tekkis punane laik, nädal hiljem ja 1,5 nädalat ja isegi veel, teise korra tegin veel proovi borrelioosi vastu, aga midagi ei näidanud. Mis siis sai? Siis läksid need vaevused üle, mis alguses olid nagu need gripilaadsed nähud. Ja ma nagu ei osanud enam midagi kartagi. Et elasin edasi, ainult natukene väsinud olin kogu aeg ja ei saanud aru, milles oli. Siis ma 6 aega hiljem käisin veel metsas ja siis ma leidsin 3 puuki, aga need käisid ainult üle, et nad ei jäänud nagu kehasse kinni. Ja selle järel nädal hiljem tekkiski juba siis nagu see raskem variant. Et kõigepealt vererõhk tõusis minul, mis oli nagu näitaja minu jaoks, et mul ei ole seda asja. Käisime ka EMO-s, aga sain rohud peale, läksin koju, järgmine päev tegin kodutööd ja siis hakkas palavik tõusma. Entsefaliiti, seda ei saa, eks ole, ravida, aga kuidas seda diagnoositakse siis? Põhimõtteliselt on siis, peab olema teada puugirünnak, number 1. See on nagu seos. Vahel me ei tea seda, ja patsiendid ise ei tea ja nad ei seosta seda, nad ei tule meelde puugirünnakut. Et ikkagi see kliiniline sümptomaatika, et see peavalu, iiveldus, oksendamine, kõrge palavik, kuklakangestus, valus, valguse vaatamine, üldine halb enesetunne ja siis me läheme välistamise teelt tegelikult ja seda haigust ikkagi puukentsefaliiti, kuna patsient tavaliselt on juba sellises seisus, kus ta ei saa enam olla, ta läheb EMO-sse, siis määratakse verest antigeenid ja punkteeritakse siis seljaaju liikvarid, kus määratakse viirus. Põhimõtteliselt, kui inimesel on entsefaliit ja ta ei ole vaktsineeritud, ega seal väga vahet ei ole, kui varada sinna arsti juurde selle testima läheb, aga haiguse kulg on ikka täpselt samasugune. Tavaliselt ega patsient ei lähe testima, kui ta ei ole mitte mingit sümptomaatikat, ja enamus patsiente võib ka seda, eriti just lapsed võivad läbi põdeda ilma mingit nagu erilist nagu tunnuseid, haigustunnuseid oleks. Ehk siis asi läks koledaks, palju sellest nii-öelda metsaskäigust kuni väga halvaks minekuni, palju seal seda vahemaad oli siis? 2 kuud. 2 kuud. Ja mis siis sai? Haiglasse minek? No esimene päev olin kodus. Hommikul käis ema kodus seal või kiirabi ja siis lihtsalt arvasid, et mingi viirus on, kuna siis oli ainult palavik kõrge ja oksendama hakkasin, tegid rohtusid selle vastu ja õhtuks lõi ka niimoodi, et üle 40 palaviku, kaelavalu, kõik need sümptomid, mis siin ennem sai toodud, et ja nägemine kadus ka ära. Nägin topelt niimoodi inimesi. Et minul tegelikult jäi kõlama 2 nagu puugirünnakut ja mulle tundus, et esimene oleks nagu borrelioosiga seotud olema. Ma arvasin, et see oli nahalaik tekkis, aga see võis olla ka lihtsalt toksiline reaktsioon sellele puugi aga ta oli pikalt. Oli pikalt. No, tõenäoliselt oli borrelioos ja võib ka borrelioos ja entsefaliit koos olla. Oota, teeme siis selgeks, et entsefaliit ei tekita seda rõngast naha peale või? Ei, puugi ammustus võib tekistada selle punetuse. Ja see ei ole alati see esmane eruteem, et igasugune putuka ammustus ju immuunsüsteem inimesel reageerib ja võib tekkida esimene selline toksiline reaktsioon lihtsalt punetusena. Aga see ei pruugi olla see borrelioosi. Siis oli ikkagi haiglasse minek? Jaa. Kaua see kõik kestis siis? Haiglas ma olin kokku 2 nädalat ja esimesel
õhtul, kui mind või öösel viidi sisse ja hommikul tehti siis need proovid, mis andsid siis lõunaks tulemuse. Palatis selgus, et läks asi veel hullemaks, nii et lõpuks ma olin 3 päeva intensiivis täielikult, nii et ma ei tea nendest päevadest midagi. Mis sellega kõik nüüd kaasnes veel selle haigusega? Kuidas täna nagu tunne on või mis nüüd, millega nüüd edasi peab elama siis? No ongi see, et see väsimus ja kõik need, kuna mul tekkis ka halvatus, parema näopoole halvatus, siis ei saanud ei süüa, ei juua, kõik jooksid nagu välja ja nagu oli viltu ka peas. Aga see saab aja jooksul korda? Jaa, see läks väga õnnelikult, et ütleme 6 aja jooksul taastus see halvatus ära ja siis nüüd olen juba osaliselt tööl. Aga täna see tunne ikka ei ole selline, kui oli eelmise aasta juunikuus? Ei, kindlasti mitte, sest see väsimus jääb. Kas see jääb kogu eluks, doktor Margo Lätt? Ma ei oska seda prognoosida, et ma loodan, et ei jää, et Kas see ongi nüüd see sama koht, alati ma olen proovinud arstides saada mingisuguseid selgeid vastuseid, just kui need oleks olemas, kas ei või jah, kas nii või naa, et tegemist on ikkagi sellise asjaga, et täpselt kunagi ei tea 100% midagi ette ennustada, teadus juba iseenesest on selline, et 100% vastust kunagi ei ole. Ja vaata, mul on sõber, kes põdes lapsena seda entsefaliiti ja ta peavalud terve elu, et minu vanune mees. Kuigi ei saa seda ka öelda, kas need peavalud ongi sellepärast või ei ole? Just, et me ei saa seda öelda, jah, aga sellest saadik hakkasid. Aga praegu tunned, et järjest paremaks läheb? No vaikselt läheb paremaks. No vaat siis, selline lugu, selliseid lugusid Eestis on sadu või isegi, ma ei tea, tuhandeid. No eelmine aasta statistika ütles, et oli 208 puukentsefaliiti diagnoositud juhtu ametlikult. Neid võis olla rohkem, eks ju, kuna mõned on kerged haigusjuhud, siis ju ei pöörduta arstiga, mõeldakse, et on lihtsalt mingi viirushaigus. Nüüd on siis selles mõttes Katrinil muret, et süsti enam tegema ei pea ja eluaegne immuunsus on käes. Temal küll, aga paraku teised Maailma Terviseorganisatsioon soovitab kõigil Eesti elanikel ja lastel näiteks alates 1. eluaastast vaktsineerida puukentsefaliidi vastu. Ja tegelikult see puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine koosneb 3 esmasest süstist, et 2 esimest tehakse 1-3 kuuse vaheajaga ja 3 kuni aasta hiljem. Ja siis, et seda immuunsust kinnitada selle haiguse vastu, siis soovitatakse veel täiendav süst teha 3-5 aasta pärast. Kas täna seal, ma ei tea, kas selle nimi on terviseportaal nüüd või mis ta nimi on, kas seal siis täna on need andmed kõik olemas, kui omal hakkab sassi minema, et millal need süstid tehtud on? Seal võib olla, tähendab, kui on nüüd viimastel aastatel tehtud, kui on eelnevalt mingi ennem 2012 aastat tehtud, siis ei pruugi olla. Aga nüüd mis teha, need jäljed jäävad sinna maha? Jäljed jäävad alati, kui on, meil on kohustus dokumenteerida see ja siin on küsimus, et kus siis vaktsineerida saab perearstikeskustes vaktsineerida, saab haiglate vaktsineerimiskabinettides vaktsineerida, saab erameditsiiniasutustes ja meil on ju see vaktsineeri ennast apteegis kampaania, et ka apteekides ja siin Raplas on Benu apteegis, nimelt vist oli 2 korda kuus. Ja ütleme, meil perearstikeskuses Raplas maksab see 30 €, teistes keskustest võib ta maksta kuni 50 €, see üks doos. Nojah, selle süsti tähtsust on raske üle hinnata, see on ikka päris tähtis lugu kõikide eestlaste jaoks, nii et tuleks ikkagi ära teha, kas keegi peab mingisugust arvet ka, et palju eestlasi on selle ära teinud? Jaa, on küll arvet peetud ja minu teada oli, kuskil ma numbrit nägin, oli 17% oli vaktsineeritud. Ma nüüd loodan, et ma ei eksi selle numbriga. Aga nüüd on tähtis see, et kes nagu peaksid ikkagi esmajärjekorras vaktsineerima, on maapiirkonna elanikud, kes käivad metsades, metsandus- ja põllumajandus, inimesed, jahimehed, piirivalvurid, kaitseliitlased, kaitseväelased, et kõik nendel, kellel on see oht nii-öelda, me nimetame seda ka bioloogilisest ohuteguriks, eks ju,
et tegelikult seal ka tööandja peaks seda kompenseerima vastavalt nakkushaiguste tõrje seadusele, et töötajal on õigus nõuda oma tööandjalt selle kulude katmist. Nagu terviseteemadega ikka, siis inimene hakkab rohkem oma tervise eest hoolitsema siis, kui tal midagi on juba juhtunud või siis tema lähedusel on midagi juhtunud. Kuidas siis, Katrin, sinu lähedastega lood on? Kas kõik on kenasti juba vaktsineerimus nüüd sinu käsul ära käinud? Väga paljud on käinud, jah. Et töö juures hakkasid väga paljud käima. Igal juhul head paranemist, Katrin, ja aitäh tulemast, perearst Argo Lett. Ja, tänud. Raadiosaade Tervist on saatesari, kus huvitavad stuudiokülalised räägivad kõigest, mis on seotud inimese tervise ja selle edendamisega. Kuula saadet neljapäeviti kell 11.15 ning kordust laupäeva hommikul kell 10. Kõik saated on järelkuulatavad aadressil rapla.treradio.ee.